ja kui sa pole veel siia esimesse ruumi jõudnud, siis selle loo ajal ma loodan, et sa jõuad. Mina olen Ave ja see on minu lugu. Enne kristlaseks saamist olin ma täiesti tavaline koolitüdruk. Mulle meeldis hängida sõpradega ja käia pidudel. Ja viimases klassis põhikoolis, ma käisin väiksest põhikoolis Alustala põhikoolis, mis on Viljandi lähedal. Ja ma käisin seal lähedal muusikakoolis. Ja enne seda, kui ma hakkasin 9. klassi lõpetama, siis mul oli küsimus, et kuhu ma edasi lähen, sest et võimalusi oli väga palju, aga ma tahtsin kindlasti tegeleda edasi muusikaga. Ja vanemad olid mulle palju rääkinud Elleri muusikakoolist, kuhu ma siis lõpuks otsustasingi minna.
ja ma mäletan, et rõõm oli suur, kui ma sain teada, et ma olin ka sisseastujate nimekirjas. Ja ma tutvusin koolis selliste toredate inimestega nagu näiteks nagu Joona, kes andis mulle flaieri ja tema kutsus mind teenistusena. Ma tutvusin ka hiljem Merliniga, kellega hakkasime koos Auras ujumas käima ja ta rääkis mulle rohkem kontekogudusest. Kui ma esimest korda teenistuse tulin, siis ma üldse nagu vaatasin sellise pilguga, et mis koht see on, et see ei ole nagu minu koht, sellepärast, et ma arvan, ei mõistnud, keda nagu need inimesed, kes seal käivad, usuvad. Aga mida rohkem ma hakkasin seal käima, seda rohkem ma mõistin, et nad usuvad Jeesust ja ta suri 2000 aastat tagasi meie eest Kristil, meie palkade eest. Mõnda aega peale kondes käimist ma sain teada, et inimesed minu ümber usuvad Jeesust. Kui ma neid õppisin tundma, siis ma sain aru, et nad on nii hoolivad ja nii südamlikud ja kui lõpuks tuli suvi ja tuli selline tore kursus nagu alfakursus, kuhu ma ka tahtsin väga minna. Ja ma mäletan, et ma tutvusin seal Maali-Liinaga, kellele ma olin rääkinud, et ma olin juba mõnda aega mõtelnud, et minul nagu oleks ka vaja siis sellepärast, et mul nagu vahepeal nagu elu elab üldse hästi ja kui ma olen üksinda, siis ma ei saa nagu ka kellegi poole pöörduda. Ja ma mäletan, et ma ütlesin Maalile, et ma tahaksin kunagi saada kindlasti päästetud. Ja ma mäletan, et Maali küsis mult, et miks kunagi, et miks mitte kohe. Pärast kursust me läksime Merlini ja Maaliga diivani nurka, kus me põhimõtteliselt palvatasime mu eest. Ja ma mäletan, et ma võtsin nagu esimest suurt Jumala mõõtust oma südamest. Ja see oli minu elu üks tähtsamaid päevi. Mõnda aega tagasi ma tundsin, kuidas Jumal mäletas mulle, et ma peaksin hakkama kondes ka kaasa teema. Ja ma arvan, et see on suurepärane otsus ja mäletan eelmisel suvel Jakob küsis mult, et Aave, kas sa tahaksid hakata konde koguduses kodugrupi juhiks. Ja siis sügisel avanes mulle see võimalus ja minu kaaskodugrupi juhiks osutus Merilin, kellega ma mõtlesingi, et meil tuleb suurepärane kodugrupp ja lihtsalt kodugrupis sa lihtsalt näed, kuidas su liikmete elud muutuvad ja lihtsalt või tore lihtsalt veeta üks kord nädalas aega, mõelda viidi, rääkida erinevatest teemadest, lihtsalt palvetada lihtsalt kõige eest, mis meie elus toimub ja lihtsalt rääkida sellest kõigest. Jumal on muutnud minu elu läbi erinevate inimeste ja kondekoguduse ja ma olen väga kindel, et Jumal võib muuta ka just sinu elu. Minu nimi on Aave ja see oli minu lugu. Kondekoguduse keskele siia praegu. Minu nimi ei ole Aave, aga mina olen Jakob ja ma ei räägi teile täna oma lugu, aga ma räägin teile seda, mis hakkab toimuma kondekoguduses järgneva paari nädala jooksul. Ja järgmisel korral, ehk siis järgmisel teenistusel täpselt nädala aja pärast on võimalik tulla siia ja kuulda sellised teemad nagu kristlus ja hinduism. Ja meil tuleb külla üks hästi lahe tüüp, kelle nimi on Risto Tamm. Sa võid võib-olla guugeldada seda, ma ei tea täpselt, mis sa leiad sealt, aga ta on üks endine punkar, kes on saanud kristlaseks ja kes õpetab erinevates koolides religiooniõpetust ja ta on hästi mõnus, hästi moe tüüp ja ma usun, et järgmisel korral tuleb päris palju rääkida selle teemal ja ma loodan, et sa saad tulla siia. Ma loodan, et võib-olla saad kedagi kaasa võtta, kellesse sa usud, et võib-olla ta vajaks sama sõnumit kuulda ja tegelikult kuulates ise seda Aave tunnist, ma vaatasin kahte asja. Esiteks ma vaatasin, et miks Romeo ja Merlin vaatavad nagu ühe täpselt paigal 3,5 minutit. Ma järsku sain aru, et seal on ka üks ekraan. Ja siis mul nagu kuidagi jõudis kohale. Teine asi, mis ma mõtlesin selle tunnisse jooksul, on see, et nagu uskumatu, et Jumal reaalselt muudab inimeste elus. Ja tegelikult see on kogu point, miks me teeme seda kogudust siin. Me usume sellesse nii väga, me usume sellesse, et kui me võtame vastu selle Jeesuse enda südamesse, siis Jumal muudab meid. Ja see on kogu point, miks me seda teeme siin. Miks me usume, et me peaksime jagama evangeeliumi, miks me tahame olla siin ja käia koos ja lauda Jumalale, me tahame näha, et inimeste elud muutuks, me tahame näha, et meie enda elud muutuks. Üks viis seda teha on samamoodi mitte ainult tulla siia teenistusele, ma usun, et see on ka hullult hea viis, hullult hea variant.
aga tegelikult ka minna kodugruppi, sest see on pool kogudusest, teine pool kogudusest. Kodugrupid on põhimõtteliselt nädalasisesed toimuvad sellised keskkonnad, kus enam-vähem kuni 10, võib-olla vahel mõnel juhul natuke rohkem inimest tuleb kokku mingisse kohta, nad arutavad kas samal teemal, mis on pühapäeval olnud, võib-olla lihtsalt mingite küsimuste üle, mis elus on, vaatavad koos, mida piibel räägib, söövad koos, lihtsalt võidavad koos aega ja see on see keskkond tegelikult, kus samamoodi Jumal saab muuta inimeste elusid. Ja ma julgustasin minema mõnda nendesse kodugruppidesse ja kõige paremat infot sa leiad meie 3D koguduse kodulehelt ja kui Jumal lubab, siis täna tuleb üles uus koduleht ja osaliselt nagu mingid asjad hakkavad selle täienema, aga vähemalt mingi uus platvorm on loodud, nii et sa ei pea vaatama enam seda, mis on olnud, vaid seda, mis Jumal teeb. Aga need on need 2 asja, kuhu ma tahtsin seda täna kutsuda. Aga üks asi, mis me alati 3D kogudes veel teeme pühapäeval, on see, et me paneme kokku korjanduse. Ja see on üks hullult hea võimalus tegelikult meil tagastada Jumalale seda, mis Jumal on meile andnud. Ja mina kristlasena usun seda, et 10% minu sissetulekust kuulub tagasi Jumalale. Ja Jumal ehitab selle sama minu enda panuse läbi üles seda sama kogudus siin. Ja kui sa oled kristlane, ma arvan, et sa usud seda sama asja, see on sinu võimalus. Vahet pole tegelikult, kas sa paned selle korjanduskarpi midagi, vahet pole, kas sa kannad üle seda kuhugi pangakontole, aga see on sinu võimalus tegelikult mitte ainult lihtsalt toetada seda koguduse tööd, vaid tegelikult et sinu ja Jumala vaheline suhe oleks elav. Ja ma loodan, et sa kasutad ära selle võimalusega, kui sa oled siin ja sa mõtled, okei, mina ei tunne Jeesust ja siis ma tahan sul lihtsalt öelda seda, et me ei oota su raha, me ei taha võtta sul täna ära mitte midagi. Kuid me tahame anda sulle täna midagi, me tahame sulle jagada evangeeliumi ja lase see korjanduskarp lihtsalt mööda selle teadmisega, et keegi teine paneb selle jaoks sisse midagi. Et sul oleks täna see hea olla, et sul oleks siin keskkond enam-vähem normaalse temperatuuriga ruum, et sul oleks võtta eest mingid snäkke ja asju, et me üritame luua selle ressursiga parimat keskkonda selleks, et sina ja su sõbrad võiksid kuulda, kes on Jeesus. Aga üks asi lisaks veel sellele, kui varsti need korjanduskarbid lähevad sinna käiku, siis oleme tegemas ka mingisuguse projekti. Ja selle lihtsalt mingisugune projekt, vaid tegelikult see projekti nimi on campus rajamisprojekt. Me rajame Tallinnasse campust 3D kogudes sisuliselt. Ja nagu kohe lasen selle videol iseenda eest rääkida, ma vabandan, et see heli on natukene krõbe just siis, kui mina räägin, siis ma ühte nuppu ei keelanud nii piisavalt ühte kohta, kuhu oleks pidanud. Aga ma loodan, et sa kuuled selle video kaudu, mida me tahame teha ja see on sinu võimalus samamoodi lihtsalt toetada seda, mida me 3D kogudusega teeme. Aga vaata seda videot. Eesti on maailmas kõige sekulaarsemaid riike. Alla 3,5% inimestest käib igal pühapäeval koguduse teenistusel ja 1,7% inimestest loeb piiblit igal päeval. See, mis me teeme kogudusest, ei mõjuta absoluutselt meie enda noorte kultuuri. Ja ühest küljest me võime süüdistada selles enda Eesti ajalugu, teisest küljest võime öelda, et ühiskond hukas, kuid tegelikult peaksime vaatama enda sisse ja mõistma, et aeg-ajalt on saanud takistuseks meie enda uskmatus ja laiskus jagada evangeeliumi ja uskuda selles, et Jumal võib muuta inimeste elusi, kui me seda teeme. Umbes 4 aastat tagasi sain ma aru sellest, kui ma tahan, et olukord Eestimaal muutuks, siis ma pean olema valmis ise midagi selle jaoks ära tegema. Ja mis juhtus oli see, et Jumal pani minu südamele selle, et jõuda nende inimesteni siin Eestimaal, kes ei ole kunagi evangeeliumi kuulnud, nende noorteni, kes pole kunagi aru saanud, kes Jeesus tegelikult on. Mis juhtus oli see, et ma rääkisin seda visiooni võimalikult paljudele oma sõpradele ja 10 inimest oli valmis koos minuga minema ja tegema midagi ulumest, rajama koguduse. Ja see oli see, mis me tegime, sellepärast me mõistsime ja uskusime, et see on parim viis jagada evangeeliumit jätkusuutlikult. Meil ei olnud raha, meil ei olnud vahendeid, meil ei olnud tarkus, meil ei olnud kogemusi, aga mis meil oli see nägemus ja see usk, et Jumal võib teha midagi siin Eestimaal. See on see, mida me tegelikult oleme näinud. Kuidas Jumal on muutnud inimeste elus selle 3,5 aasta jooksul. Me oleme näinud, et 67 inimest on saanud ristitud selle aja jooksul. Ma olen näinud, kuidas paljud inimesed on vabanenud sõltuvustest, saanud üle depressioonist ja kuidas järgidest on kujunenud reaalsed juhid. Samas oleme aru saanud sellest, et kogu Eestimaad ei saa muuta ainult Tartust. Ja sellepärast oleme juba praegu astunud praktilisi samme selle jaoks, et rajada Tallinnasse 3D kogudus. Aga me tahame teha seda sellisel viisil, nagu mitte keegi teine Eestimaal ei ole kunagi kogudust rajanud. Me tahame ära kasutada kõik videotehnoloogilised võimalused selle jaoks, et muuta evangeeliumi levik võimalikult efektiivseks. Ja see on see koht, kus saab olla ka sina osa sellest suuremast liikumisest, et mitte muuta ainult Tallinnat, mitte muuta ainult Tartut, vaid lõpuks muuta kogu Eestimaad.
sa üldse, miks tahame kasutada videotehnoloogiat? Esiteks oleme näinud, et see on atraktiivne vahend tänapäeval noorte hulgas. Videod on üha enam muutunud osaks noorte kultuurist ning usume, et meid on kutsutud kasutama neid viise, mis räägivad nende eludesse. Seepärast tahame kasutada videoid, et elu muutev sõnum Jeesusest võiks jõuda nendeni. Teiseks tahame kasutada tehnoloogiat, et muuta kättesaadavaks üle-eestiliselt eestikeelseid jutlusi ja ülistusmuusikat. Nii mitmeski piirkonnast puudub üleüldse noorte töö või pühatused teenistused. Seepärast tahame neile inimestele pakkuda tasuta võimalust kuulata ülistusmuusikat eesti keeles ning jutlusi, et hea sõnum leviks kaugemalegi. Me usume, et me oleme kutsutud oma ressursse efektiivselt kasutama. Kas oled kunagi mõeldud, kui palju võtab aega ühe jutluse ettevalmistamine või kui palju lisakohustusi on kogudusjuhtidel veel peale jutlustamise? Nii mitmeteski Eesti piirkondades erinevates kogudustes puuduvad pastorid või on ametis kohusetäitjad. Kui mitmed kogudused oma finantsilise seisundi tõttu ei võimalda pastoril täisajaga töötada. Seetõttu tahame pakkuda nendele kogudustele võimalust kasutada meie ressursse selleks, et nende töö võiks olla efektiivsem ning nad võiksid olla osa sellest liikumisest. Neljandaks aitab see videotehnoloogia hoida 3 koguduse visiooni ühtsena. Vahet pole, millises Eesti nurgas meie kogudus on toimetamas. Me oleme osa ühest ja selgest sõnumist. Selle visiooni elluviimiseks kulub umbes 16 000 eurot. Oleme selle jaganud 5 erinevasse etappi. Esimene etapp koosneb 2500 eurost ning oleme selle juba oma finantseeringutega täitnud. Selle abil oleme ostnud 2 kaamerat ning mikrofoni, mille abil saame hilisemalt videoid kokku monteerida ning mille kaudu on sul üldse võimalik olla osa sellest videost. Teise etapi maksumus on 550 eurot. Selle abil on meil võimalik osta mitmeid väiksemaid tehnilisi seadmeid, et üldse esimest korda testida, kuidas on videoid reaalajas võimalik kokku lõigata. Kolmanda etapi maksumuseks on 4000 eurot ning selle abil on meil võimalik videoid reaalajas kokku monteerida. See lahendab tundide viisi tööd, mida muidu videomehed peaksid tegema oma vabast ajast või hiliste töötundidel. Neljanda etapi maksumuseks on ka 4000 eurot ning selle abil on meil võimalik heli ja videopilti reaalajas sünkroniseerida. See muudab meie töö tunduvalt lihtsamaks. Viienda etapi maksumuseks on 5000 eurot ning selle abil on ka sul, ükskõik kus sa siis oled, võimalik vaadata meie teenistusi otse internetist ning Tallinna campus on võimeline vastu võtma meie videopilti Tartust. Tahame hoida siin kursis, kuidas meie projekt edeneb. Selleks iga etapi lõppedes saadame sulle video sellest, mida oleme juba saavutanud. Meie usume, et Jumal varustab meid kõigi vajalike vahenditega ning meie kogudus saab rajatud juba 7. septembriks Tallinnasse. Aga see on sinu võimalus olla kaasas ning näha Jumalat muutmas elusid meie kodumaal. 3 kogudus me usume, et muudetud elud muudavad maailma. Oh
vaatame sinu poole ja lihtsalt tõesti tunned hea meelt meile, Jeesus, ja tõesti palun, et kui me laulame sulle või kui me panetame sinu poole, Jumal, tõesti mõtleksin neid sõnu südamest, Jumal, ja just sina võiksid tõesti lihtsalt kuulda meie palet. Vajan ainult sind.
написал диссертацию касающиеся экономики, исламской экономики и какие сделки запрещенные являются исламом. Ma olen moslem, puhtalt selle... Kus te olete sündinud? Ma olen Võrus sündinud. Ja siis, kui ma olin umbes peaaegu 4 aastane, siis ma kolisime Kuveiti. Ja siis ma elasingi seal, lõpetasin kooli seal ära ja siis vahepeal käisin ülikoolis Jeemenis, aga ikka tagasi alati Kuveiti. Mida islam tähendab teile? Ta ei ole ainult selline asi, mida ma usun, aga ta on selline asi, mida nagu ma püüan oma elus rakendada. Kui ma mõtlen, et kes mina olen, siis ma mõtlen esimesena, ma olen moslem. Puhtalt sellepärast, mitte sellepärast, et ma olen teatud nagu, ma seostan ennast teatud inimestega või teatud grupiga, aga ma seostan ennast selle mõttega, nagu mis mina olen leidnud selles religioonis. Et ma tunnen, et see on nagu, ma seostan ennast selle mõttega sellepärast, et see mõte on, ei tunne nagu värvi, riiki, ta ei tunne, kas on meessoost või naissoost inimene. Kui sa oled moslem, siis igaüks võib olla moslem. Bioloogiliselt näiteks ma olen, osa minust on siin Eestist, osa minust on Jeemenist. Kuveit ei ole üldse minu riik. Kuveit on riik, kus me elasime lihtsalt. Nii et see fakt juba tekitab äkki mulle veidike süükest tunnet, et see ongi nagu minu kõige lähem seostamine. Vähemalt siin Euroopas on selline lähenemine, et islamimaades naine on ikkagi väga alla surutud. Milline on teie kogemus sellist? Kui me mõtleme, mis alla surumine on, kas on see, et naine ei käi koolis? Mina näiteks käisin koolis. Kas alla surumine on see, et naine tal ei ole mingit õigust nagu vastu vaielda? Ma ainult vaidlesin vastu. Kas naisel ei ole näiteks õigust tööl käia? Ma käisin tööl, ma reisisin üksi, ma tegin kõik seda, mis loomulikult äkki ma pidin rohkem vaidlema kui naine, kes siin Euroopas on, aga ei pruugi ka olla, et äkki minul oli rohkem vabadusi kui teatud naised siin. Jälle äkki mul oli vähem kui teatud naised siin, nii et alla surumine otseses mõttes, see, et nüüd on seal see põhimõte, et mees on mees ja naist peab alla suruma, sellist põhimõtet ei olnud. Aga eks seda ikka oli. Aga õnneks mina sellega kokku ei puutunud, minu sõbrannad sellega kokku ei puutunud. Ja äkki ma olin lihtsalt õnnelik juhus, ma ei tea, aga põhimõtteliselt seal ei tohiks sellist asja olla. See on lihtsalt rohkem reegleid. Need nii-öelda sotsiaalsed reeglid seal, nad on lihtsalt loomulikud. Üldiselt seal ei ole see, et naised saavad võõraste meestega väga vabalt nii-öelda aega veeta. Et seal ongi niimoodi, et naistel ja meestel oleks mugavam, näiteks isegi kui tulevad külalised, siis elutuba on mõeldud just, kus naised kõik istuvad ja omavahel nii-öelda suhtlevad ja siis on näiteks mehed ja eriti just nagu vanemate naiste puhul, et nendel on ka palju mugavam selles suhtes, ega nemad ka ei taha näiteks, nad ei tunne ennast mugavalt lihtsalt, kui on võõras mees, kui on näiteks perekonnast näiteks vend, onu pojad, nii edasi, siis on palju vabam. Kui on mingi võõras näiteks külaline, kes tuleb, siis on ikka, siis on põhimõtteliselt eraldi. Töö puhul ei saa ka jälle öelda, et on eraldi. Kui sa oled kaetud või näiteks katad oma nägu või katad oma pead või mida iganes, kui sa seda ise teed, siis ei takista seda, et sa töötad selle inimesega või selle mehega. Kas te näiteks täidate islami palvenõu, palvetate 5 korda päevas ja kuidas te seda Eestis siin kõige keskel saate teha? Ma kindlasti palvetan, aga ma 5 palvet ära päevas. Aga seal on teatud kellaajad, ütleme niimoodi, ja eriti kui ma veel nagu töötasin, siis oli just raske näiteks, kui on näiteks nüüd palveaeg ja sa näiteks sõidad ühest kohast teise või oled koolis või mida iganes, siis on nagu väga raske seda teha. Kuveidis või Araabia riikides on see lihtsam, sest et see on nagu aktsepteeritud, et ma tahaks palvetada näiteks, kui sul on mõni hetk ja sul on mingi vaba ruum kuskil, siis sa võid seda teha või. Ja siis need palvekohad on igal pool näiteks, kui sa käid shoppamas või mida iganes, seal on teatud kohad, kus on kohe mitte just otseses mõttes mošee, aga sellised
toad või sellised ruumid näiteks, mis on nagu mõeldud just selle jaoks, aga siin Eestis ma põhimõtteliselt, kui ma ei ole jõudnud näiteks ühte või teist palvet näiteks teha, siis kui ma jõuan koju tavaliselt, siis ma palvetan näiteks need 2 palvet ära või 3 palvet ära. See on põhimõtteliselt üks kõige tähtsamaid asju, mida ma pean tegema, sest et see ongi see nii-öelda see, mis nagu tuletab mulle lihtsalt meelde. See on nagu see füüsiliselt see, et sa võtad need paar minutit lihtsalt maha ja palvetad. Vahest sul on kiire ja sa teed seda isegi rutiini pärast ja see on vale loomulikult, aga isegi juba see lihtsalt, et ta tuletab mulle seda meelde, et ma ei tohi nagu selles suhtes lõdvaks lasta, ma ei tohi näiteks ära unustada lihtsalt. Kindlasti on raskem hakata uskuma täiskasvanu. Kui sa oled elu läbi elanud selles ühiskonnas, siis sul on kõik on lihtsam selles mõttes, et kõik, kas või see, et sa oskad araabia keeles rääkida, siis juba oskad automaatselt, sa saad palvest aru, nagu sa saad aru, mida inimesed räägivad, mida nad mõtlevad. Kui sa pead kõik enda jaoks nagu lahti seletama algusest peale, siis selles mõttes olen ma olen 4-aastane moslem olnud, siis ma olen praktiliselt nagu 4-aastane inimene selles mõttes. Kui ma käisin Kuveidis, siis seal oli lihtne oli uskuda selles suhtes, et lihtne oli moslem olla. Siin sa pead, kui sa paastud, siis sa pead kõnnid tänaval ja sa näed inimesi kas või pudelis lonksu vett võtmas, sa näed inimesi suitsu tegemas, sa näed kõik inimesi näed tarbimas, samal ajal kui ise mitte midagi ei tohi tarbida. Et selles suhtes on sul seal ühiskonnas palju lihtsam olla moslem. Ma tunnen, et mina olen oma religioonist nii palju rohkem ka õppinud selle 4 aastaga, sest et kui mul oli kõik nii loogiline lihtsalt uskuda, aga kui ma hakkan ka asju lahti seletama, miks ma siis usun nagu, siis hakkabki nagu siis ma mõistan oma religiooni ka palju paremini. Nii et see oli minu jaoks ka siuke täitsa tore kogemus. Kas islam jätab ruumi isiksusele? Kindlasti, väga kindlasti. Punkt 1, sa oled üksinda selles maailmas, lõppkokkuvõttes. Sa jääd kohtumispäeval, sa vastutad ise, see, kes sa oled. Ja see, milline sa oled, see on täiesti sinu enda võimaluste piires. Ja mina isiklikult, ma olen elu läbi kuidagi olnud sellist väga anarhistlike vaadetega inimene ja iga kord, kui ma palvetan, siis ma tunnen ennast eemal selles maailmas ja samal ajal ma tunnen kõikide inimestega ennast võrdsena. Et keegi ei ole minust ülevalpool, keegi ei ole minust allpool, ainukene, kes on ülevalpool, on Jumal. No nii, tere päevast! Mul on siin täna kaasas Koraan, mis on moslemite püha raamat ja see on vist esimest korda elus ja võib-olla ka viimast korda elus, kus ma tulen pastorina kirikusse Koraan, mitte piibel käes. Ja kummaline on tegelikult see isegi, aga ma mõtlesin, ma võtan selle kaasa, sellepärast et võib-olla sa ei ole kunagi vaadanud seda raamatut. Et sa võid korra sisse piiluda, siis sa võid öelda vähemalt, et sa oled näinud, mis on moslemite püha tekst, et ma annan siit, äkki sa jagad siis edasi teistele. Eile hommikul ma tegin oma arvuti lahti ja läksin Facebooki ja avastasin sealt ühe oma tuttava noore neiu kirjutise. Ta on viimasel ajal päris palju pannud pilte välja sellest, et ta on Türgis käinud. Ja päris palju aega veetnud seal ja loonud tutvusi ja nagu õppinud seda kultuuri tundma ja noor haritud inimene. Ja eile hommikul siis ta pani midagi niisugust oma seinale, mis mind täielikult rabas, aga ma mõtlesin, et milline ajastus ka täpselt tänase päeva teema juurde. Ta pani seda inglise keeles, aga ma püüan seda eesti keelt tõlkida nii, et see oleks natuke ilusamini väljendatud. Ta ütleb, ma olen totaalselt endaga läbi. Ma vihkan seda imaami, kes hommikul 5:03 mind oma lauluga üles ajab. Ma vihkan seda mošeed. Mulle meeldis see religioon, isegi tundus huvitav olevat,
aga teist hommikut ma pean 5:45 ärkama selle peale, et ma unustasin võtta sisse unerohtu. Ma ei suuda seda enam taluda, ma olen väga vihane. See oli eile hommikul. Keegi Eesti neiu Türgis, kes on huvitunud tegelikult moslemitest ja kes on tahtnud paremini tundma õppida, mis seal siis toimub. Ma mõtlesin, et see on mõnes mõttes nagu kujund sellest, kuidas me eestlastena, kui me läheneme ühele niisugusele natukene tundmatule kaugele religioonile ja võime seda tunda, et esialgu tundub väga huvitav, väga põnev, isegi nagu midagi niisugust, et näed, et see on niimoodi. Aga kui sa hakkad lähemale minema ja eladki nagu selle kultuuri sisse, et siis sa avastad, et see on täitsa teistsugune elu. See on täitsa teistmoodi elukäsitus, kui meil siin on. Ja see võib tunduda väga võõras ja lõpuks tegelikult ütled, et ei, see pole minu jaoks. Aga samamoodi võib olla mõni teine, nagu siin videost te nägite seda noormeest, kes ütleb, et aga ma olen juba 4 aastat ja ma kasvan sellesse sisse ja mulle tundub, et üha rohkem saab see mulle omasemaks. Ja see panebki tegelikult võib-olla täna küsima meid, et kuidas siis suhtuda sellesse moslemi usku ja kõigesse sellesse, mida nad kuulutavad. Nüüd, ma olen õpetanud mitte enam nüüd viimastel aastatel, aga tegelikult mõned aastad tagasi, ma 10 aastat õpetasin erinevates Eesti kõrgkoolides religiooniõpetust või religioonilugu. Ja tutvustasin siis ka moslemi usku, ma ei ole kunagi ise moslem olnud, ma ei tea selles mõttes praktilise kogemuse pealt, aga mul on mõningaid moslemi tuttavaid ja ma olen näinud inimesi, kes on selles kultuuris elanud. Ja teate, ma ütlen teile ühte asja, mida ma olen nagu näinud ja ma püüan olla nii erapooletu kui vähegi võimalik, kui ma selliseid aineid õpetan. Ja see on see, et kui ühele Eesti inimesele seletad ära, mis asi on moslemi usk, islam, mis on hinduism, mis on budism ja kristlus ja kõik sellised usundid ka. Et siis üks noor inimene kui sina, kui ta on kõiki neid asju nagu lugenud ja õppinud tundma, siis ta lõpuks ütleb, et mulle meeldib see kristlus kõige rohkem. Päriselt, tõsiselt see nii on. Ja miks on see niimoodi? On see, et tegelikult me oleme kasvanud selle sees ja see on meile omane, aga on midagi niisugust ka kristluses ja kristlikus elukäsitluses, mis on tegelikult kuidagi väga lihtne. Ja sa ei pea olema mingisugune keegi eriline või sul ei ole mingeid selliseid asju, mida sa pead tingimata pidama, et olla Jumalale vastuvõetav. Küll aga on see paljudes teistes usundites. Kuna me alustame täna seda seeriat kristlus ja religioonid, et siis ma ütleks niimoodi, et kui me võtame suured maailma religioonid, nagu hinduism ja budism ja islam ja kristlus, et siis nad jaotuvad 2 suurde gruppi. Ühed keerulise sõnaga võiksime nimetada monistlikud religioonid ja teised monoteistlikud religioonid. Mõlemas on sõna mono, mis tähendab ühte. Monism on see, et öeldakse, et selles maailmas on kõik taandatav viimselt ühele algele. Ja see alge ei ole isikuline Jumal, vaid see on mingi printsiip, mingi maailma seadus, mingisugune kosmiline kõiksuse reegel, midagi niisugust. Ja sellesse usundisse või usundide gruppi kuuluvad just sellised idamaised usundid nagu hinduism, millest järgmine pühapäev tuleb juttu, või budism ja konfutsionism ja nii edasi. Idamaised usundid. Seal ei ole Jumalat või seal võib olla väga palju Jumalaid, aga ei ole ühte niisugust kindlat või sellist maailma loojat ja maailm on sageli nagu ringkäiguline, et see maailm käib lihtsalt ringi, sünnid, surmad, jälle sünnitakse, jälle surrakse ja kõik on üks ja üks on kõik või ükskõik. Selline ka moraali mõttes on, et vali, milline elu sulle meeldib, milline Jumal sulle meeldib, mida sa kummardad. Järgmine pühapäev tuleb sellest rohkem juttu ja ma sellest praegu rohkem ei räägi. Ja see teine grupp usundeid, neid nimetatakse siis monoteistlikuks ehk siis üks Jumal, ühe Jumala usundid. Ja need on siis juutlus ehk judaism, kristlus ja islam. Ja kõigis nendes usundites usutakse seda, et sellel maailmal on looja olemas. Ja see maailma looja on ainus Jumal, kes üldse olemas on. Ja kui sa võtad Piibli lahti, näiteks sa leiadki esimene lause, mis Piiblis on, et alguses lõi Jumal taeva ja maa. Sellega algab Piibel ja tegelikult juudid on sellega nõus, moslemid on sellega nõus ja kristlased on sellega nõus. Aga religioon eristab, kas selle grupi religioon eristab nüüd üks see arusaamine, milline see Jumal on, kes selle maailma on loonud ja kes selle maailma üle valitseb. Kõige suuremas plaanis me võime öelda, et religioon ongi inimese suhe kõige kõrgemasse. Aga see, milline on sinu kõige kõrgem ja milliselt sa kujutad, et see suhe peaks olema selle kõige kõrgema,
teeb religioonid väga erinevaks. Ja väga üldiselt sa võid öelda, et jah, ma usun ühte Jumalat, aga milline see Jumal on? See määrab tegelikult, kuidas sa elu hakkad elama ja milline on sinu suhe sellesse Jumalasse ja millise peaks olema, see tegelikult kujundab selle, milliselt sa üldse maailma näed ja oma elu elad. Ja niimoodi tegelikult me olemegi tagasi nagu selle küsimuse juures, et mis siis eristab islamit ja kristlust. Ja võib-olla ma võiks öelda niimoodi, et islami Jumal on nii kõrge ja nii püha ja nii ainus, et ta on täiesti teistsugune kui inimmaailm ja tal ei ole mitte mingisugust isiklikku suhet lõpuks ühegi inimesega selles maailmas ja ta ei kavatsegi seda teha, sellepärast, et ta on nii teistsugune. See Jumal ütleb, et ühel päeval ma mõistan ta üle kohut ja see kohtupäev on tegelikult päris õudne ja seda tuleb karta ja selleks tuleb ennast valmistada, et saada üldse nii-öelda õndsaks päästetud igavesse paradiisi. Aga see Jumal ei loo sellist isiklikust sidet, nagu mina kristlasena olen seda kogenud. Piibli Jumal on armastav ja inimest igatsev. Ja tegelikult Piibli Jumal kõige paremini võib-olla väljendab seda see, mida ütleb Johannese evangeeliumi 3. peatüki 16. salm. Kus öeldakse meile niimoodi, et Jumal on nõnda maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei peaks hukkuma, vaid et tal oleks igavene elu. Mitte ükski inimene ei ole Jumala tähtsusetu. Vaid Jumal on andnud oma poja, et armastanud seda maailma, on andnud oma poja, et kui sa vaid usud, siis on igavene elu pääste. Ja Jeesus, kes on see Jumala poeg, kui tema tuli siia maailma, enne kui ta läheb ristile, et surra meie pattude eest ja tõusta üles, et meil oleks igavene elu. Enne seda ta ütleb, et mina olen tee ja tõde ja elu. Ja ükski ei saa isa juurde muidu kui minu kaudu. Kui te oleksite tundnud mind, siis te tunneksite ka mu isa. Ja nüüd, mida Jeesus tegelikult ütleb, see on, et kui me tunneme tõeliselt Jeesus, siis me tunneme ka, milline on Jumal. Ja kui me tunneme tõelist Jumalat, siis me tunneme tegelikult, me igatseme, me tahame tunda õppida ka Jeesust. Sellepärast, et Jeesus viib meid Jumala juurde. Aga moslemid sellist Jumalat ei tunne. Moslemitel on väga abstraktne ja väga üleüldine ettekujutus Jumalast. Aga neil ei ole seda teed isa juurde, mis on Jeesuses pakutud. Juutuses samasugune mure. Ja Paulus, kes oli varem Sauluse nimeline ja ta võitles kõikide kristlaste vastu, ütles, et ma ei taha seda Jeesust ja ma ei taha seda kristlaste asja. Ühel päeval ta kohtub Jeesusega. Jeesus ütleb, et sa oled mind taga kiusanud ja sa oled ajanud taga nagu asja, mis tegelikult ei ole tõeline. Ja siis Paulus jaoks kogu maailm muutub. Ja ta ütleb, et Jeesus, ma tahan olla päästetud, ma tahan olla sinu oma, ma tahan saada ristitud. Ja siis tema elu totaalselt muutub. Ja mõned aastad hiljem ta kirjutab roomlastele. Roomlased, kes oli ka igasuguste usunditega seotud ja nii edasi. Ja see ütleb, mis ta seal Rooma kirjas ütleb? Ta ütleb niimoodi, kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on issand ja oma südames usud, et Jumal on üles äratanud surnuist, siis sind päästetakse. Sest südamega usutakse õiguseks, suuga aga tunnistatakse päästeks. Sest pühakiri ütleb, ükski, kes usub temasse, ei jää häbisse. Ei ole ju erinevust juudi ja kreeklase vahel, ütleme ka moslemi vahel, ei ole vahet. Sest seesama issand on kõikid issand, rikas kõikide jaoks, kes seda appi hüüavad, sest igaüks, kes appi hüüab, issanda nime päästetakse. Aga seda saab öelda ainult see inimene, kes on kogenud, et Jeesusest tõepoolest inimese elu muutub. Et Jeesus viib inimese Jumalaga sidemesse ja et Jeesus muudab inimese elu ja päästab tema. Moslemid ei tunne niisugust Jumalat ja niisugust teed Jeesuse kaudu. Moslemitel on küll usk Jeesusesse. Ja kui sa vaatad seda Koraani, kui sa hästi otsid, sa leiad tegelikult päris palju kirjakohti seal Jeesusest. Aga moslemitel puudub usk, teate millesse? Et Jeesus on Jumala poeg, et Jeesus on surnud ja Jeesus on üles tõunud surnuist. Seda nad ei usu. Ja kui sa mõtled, et kuidas siis, et Jeesus elas, et kus ta siis ära ei surnud, teate, moslemid ütlevad, et see, kes löödi risti, oli keegi teine. See ei olnud Jeesus. Ja inimesed arvasid, see oli Jeesus, tegelikult oli keegi teine. Ja kuna Jeesus oli prohvet moslemite jaoks ja Muhamed on seda õpetanud ja näinud niimoodi, siis Jumal lihtsalt võttis ta taevasse. See oli Jumala otsus. Aga Jeesus oli surnud ja üles tõusnud. Aga Piibel ütleb, et Jeesus on surnud ja üles tõusnud selleks, et meil oleks päästet, meil oleks patud andeks antud.
ja kui ei ole Jeesus sellisel kujul olemas, siis ei ole ka päästet, siis ei ole teed Jumala juurde. Ja moslemid otsivad seda siiamaani, kuidas jõuda selle kindluseni, et ma olen päästetud. Üks asi, mida võib-olla peakski ütlema selle pääste juures, on see, et moslem ei ole mitte kunagi kindel oma pääses. Sest see Jumal, kes on nii kõrgel ja nii kaugel, sellel Jumalal tegelikult ta võib muuta meelt. Ta võib öelda, et okei, oled tubli inimene, tule taevasse. Aga täpselt samamoodi ta võib kellegi öelda, et tead, parem mine põrgusse. Muhamed, kes oli moslemi usu rajaja, ei olnud kindel selles, et tema võiks saada taevasse. Kuigi ta oli kõik teinud ja kirja pannud ja öelnud, tal ei olnud seda veendumust. Ja teine inimene, kes on teinud kõik päevas 5 korda palvetanud, nagu me kuulsime sinna, teinud kõik ära, ka tema ei saa olla kindel, et tal on igavene elu ja pääse. Aga kui me oleme Jeesus Kristuses, siis nii nagu siin öeldi meile, et kui ma ütlen, et Jeesus, ole mu issand, Jeesus, ma tunnistan sind, ma võtan usus sinu surma ja ülestõusmise usu vastu, siis tegelikult siin on pääse. Ja öeldakse, mitte keegi ei häbisse, mitte keegi tegelikult ei jää Jumala maailmas välja. Aga sellist Jeesust, sellist Jumala suhet moslemid ei tunne. Ma lugesin ühte intervjuud ühe Kanadas elanud moslemiga, ta oli jõukas mees, ärimees, teeninud oma $1 miljon ja kõik elus läheb suurepäraselt. Ja siis korraga ta haigestus mingi niisugusesse kohutavasse haigusse, et see võttis praktiliselt kogu tema organismi üle. Ja see oli mingi mädanikega seotud niimoodi, et ta kõrvad hakkasid sõna otsa mõttes ära kukkuma peast. Ta ei kuulnud enam, ta ei näinud, silmad olid kinni täitsa. Ta täiesti arstid ütlesid, et see mees lihtsalt sureb meie kätte vahel ära. Kanadas, Toronto linnas parimas haiglas. Ja siis ta lebab seal haiglas palatis maas ja ta hakkab mõtlema, et mida ma tean Jumalast, et Jumal äkki saab mind aidata. Talle meenub Allah ja ütleb, et Allah päästa mind, Allah aita mind. Ja ta palvetab Allahi poole, mitte midagi muutu. Sest Allah ei sekku sellesse maailma. Siis tal tuleb meelde, et Muhamed on Allahi saadik, et Muhamed on Allahi prohvet, et Muhamed, tule appi mulle. Ta palvetab Muhamedi pärast ja mitte midagi ei muutu. Ja siis ta meenutab veel Koraanist, et milliseid prohveteid ta meeles peab. Ja siis ta tuleb meelde, et Jeesus oli viimane prohvet enne Muhamedi, on Koraanis kirjutatud. Aga Jeesus oli imetegija prohvet. Jeesus, ole sina oled imetegija prohvet, Jeesus, tule ja päästa mind sellest olukorrast. Ja siis ta ütles, siis juhtus midagi, mis on täiesti sõnu seletamatu. Sinna tuppa astus üks selline valge kogu, üleni särav ja tuli tema juurde. Ja muidugi teda täidis õudus ja hirm, et kes see on ja mis see on. Ja siis see, kes tuleb sinna tema juurde, ütleb, et mina olen Jeesus, Abrahami, Iisaki ja Jaakobi Jumal. Ja siis ta puudutab teda ja see mees saab samal hetkel terveks, niimoodi. Et kui mõne aja pärast tulevad arstid sinna palatisse, siis nad näevad, et see haigus on hakanud taanduma ja hommikuks on ta täiesti terve. Arstid vaatavad üle ja ütlevad, et kirjutan välja, mitte midagi ei ole viga, mine koju. Ja siis ta läheb hotelli, ta ei olnud ise Torontost pärit, ta läheb hotelli seal ja pühab hommik ja teeb teleka lahti. Ja ise ta mõtleb, et ma pole kunagi mõelnud selle peale, et kuidas Jeesus saab öelda, et ma olen Abrahami, Iisaki, Jaakobi Jumal. Jeesus peab olema prohvet ja mitte Jumal. Kuidas Jeesus saab midagi niisugust öelda? Isegi kui ta tegi mu terveks ja kuulis mu palvet, aga kuidas saab midagi niisugust öelda? Ja siis ta teeb teleka lahti, see on pühahommik ja mis tuleb telekast? Jumalateenistus. Ja täpselt sellel hetkel, kui tema teeb teleka lahti, tuleb Jumalateenistusel mees, kes jutlustab, ütleb, et sa küsid, et kes on Jeesus? Ma ütlen sulle, kes on Jeesus. Jeesus on Jumala poeg, sinu päästja, kui sa võtad ta täna usus vastu, siis su elu muutub. Ja see mees seal samas Toronto hotellis paneb põlved maha ja ütleb, et Jeesus, ma tunnistan sind oma päästjaks. Ja teate, selles intervjuus ta läheb edasi, ütleb, et minu vennad ja õed, moslemid, ei tunne niisugust Jeesust. Nad ei tunne niisugust Jumalat. Ja nad ootavad tegelikult täpselt sama asja, et kristlased tuleksid ja väljendaksid neile niimoodi, nagu Jeesus tuli minu juurde, armastusega, mitte hukkamõistmisega, mitte kohtumõistmisega, mitte sellega, et sa ei kõlba kuhugi, sa oled Jumalast mööda, vaid kes tuleks ja ütleks, et sinul on pääse olemas. Nad ütles, kristlased, minge minu õdede ja vendade juurde, moslemi meeste ja naiste juurde ja näidake neile, et Jeesus armastab neid, et tee Jumala juurde on olemas ja et Jumal tõepoolest võib päästa iga inimest, kes Jeesu nimel teda appi hüüab.
mul on üks tuttav mees Bulgaarias elab, ta nimi on Nik Nedeltšev ja ta on Euroopa Evangeelse Alliansi president, see on siis erinevaid evangeelseid kirikuid ühendamise organisatsioon. Ja sageli ta rändab ringi, sealt Bulgaariast liigub ka läbi Türgi ja siis, kui ta autoga liigub, siis ta ütleb, et tihtipeale ta peatub Istanbulis ja joob ühe tassi teed sealse Türgi usuasjade ministriga, kellega on tuttavaks saanud. Ta ongi otsustanud, et ma lähen tema juurde, et ma näitangi talle seda, et kes on Jeesus, et ma olen sõber. Ja siis ühel päeval, kui nad joovad seal teed koos Istanbulis, ütleb Nik Nedeltšev, et see minister ütleb talle nii, et tead, kui te kristlased elaksite 10% välja seda, milline oli Jeesus ja mida ta õpetas, siis ei oleks moslemitel Euroopas mitte mingisugust võimet levida. Mitte mingisugust. Ja seda ütleb moslemist Türgi usuasjade minister kristlasele. Sest ta on õppinud tundma seda, milline on Jeesus. Ta on saanud aru, mida kristlased tegelikult järgivad. Ja ta ütleb, et kui te ainult 10% täidaksite sellest, mida Jeesus on öelnud, me moslemitel ei oleks mitte mingisugust võimalust siin edeneda. Ja see toob meid tagasi kristlastena ka selle küsimus juurde, et millist Jeesust me välja elame. Milline on see pilt Jumalast, mida me tegelikult tunneme ja peaksime ütlema inimestele edasi. Sügisel septembrikuus külastas Tartut ka üks selle meie piirkonna, ütleme siin endise Nõukogude Liidu piirkonna üks paremaid moslemi asjatundjaid, kes koolitab neid inimesi, kes on moslemites pöördunud kristlasteks. Ja ta tunneb kogu seda moslemi asja, ta pidas meil loenguid kõrgemas usuteaduslikus seminaris. Ja ma istusin seal selles loengus ja kuulasin teda ja ma sain jälle aru sellest, et kui ei ole moslemil pilti Jeesusest, siis kogu tema igatsus Jumalast jääb lihtsalt nii kõrgele ja kaugele, et kõik tema teod 5 korda päevas palvetada ja ma räägin veel, mida kõik moslemid peavad tegema, et need tegelikult lihtsalt ei jõua Jumalani ja nad otsivad, kus on pääsetee. Jeesus on see põhiline võti, mis muudab kogu maailma. Ja moslemid, nagu ma ütlesin, nad usuvad, et Jeesus oli, aga nad ei usu neid kõige olulisemaid asju Jeesus, nad mitte kunagi ei saa võtta vastu päästet, mis meil on nii lihtne. Usu Jeesusesse ja su elu muutub. Aga mida siis moslemid usuvad? Mida Muhamed õpetas? Mis olid need ilmutused, mis temale olid antud? Ja tegelikult peame minema tagasi ajas võib-olla sellesse aega, kui Muhamed alles sündis. See oli aastal 570. 570, see on tegelikult rohkem kui 500 aastat pärast Jeesust. Ja maailm on tegelikult selleks ajaks päris palju kristlikuks muutunud. Kogu Põhja-Aafrika on kristlik, tegelikult kogu need Palestiina alad, need on kõik kristlikud kirikud on levinud siia sinna, aga Araabia poolsaar ei ole tundnud Kristust. Missionärid ei ole sinna jõudnud. Ja seal teenitakse jätkuvalt polüteismi ehk siis erinevaid jumalaid, taevavägesid, kujud, päikest, tähti, kõike niisugust. Mekasse on kukkunud alla kunagi üks meteoorne kivi, kaabakivi, must selline suur kivitükk kamakas. Ja kuna see tuli taevast ja taevavägesid kummardatakse, siis kõik araablased rändavad sinna Mekasse kokku, et kummardada seda kivi, sest see on taevast tulnud. Ja nüüd Muhamed sünnib sellesse konteksti. Tema isa sureb enne seda, kui ta jõuab sündidagi. Kui ta saab 6-aastaseks, ta ema sureb. Ja korraga on ta täiesti üksi selles maailmas. Ja siis ta vanaisa ja ta onu võtavad teda enda kasvatada ja vanaisa sureb mingi hetk hiljem. Ja siis ta onu jääb tema nii-öelda patrooniks või seisab tema eest, kuni ka onu sureb. Aga Muhamed küsib, et miks ma siin maailmas olen ja mis on tegelikult elu mõte ja kus on Jumal, kes mind saab aidata. Ta saab täisealiseks ja siis ta hakkab tegelema äriga. Ta saab tööle niisuguse kaameli ajajana, mis oli tollal tegelikult päris hea töö, sellepärast et see oli nagu ärimees ühelt poolt ja teiselt poolt sa olid ka turvamees, sai igasugused võitlusvõtteid õppida ja ta saab hea töökoha. Ta läheb mõni aeg veel ja siis ta saab ka väga hea emanda, kelle juurde ta tööle saab üks endine lesk, Hadidža on tema nimi, või ongi leseks jäänud naisterahvas, ärinaine, see on temast vanem 15 aastat, aga ta saab tema juurde tööd. Ja siis ta hakkab tänu sellele ärireisidel käima ka mujal, Araabia poolsaart kaugemal. Ja ta kohtub ka kristlastega, ta kohtub juutidega ja seal ta kuuleb tegelikult midagi, mida ta enne ei teadnud. Ta saab aru, et selle maailma taga on tegelikult üks Jumal.
ja araabia keeles Allah tähendabki Jumalat, aga olid erinevad Allahid olid olemas, eks ole, tuule ja puu ja päikese ja tähted, Allahid kõik. Ja ta korraga saab aru, et tegelikult Allah on kõik üks sama Allah, üks sama Jumal. Aga nüüd kristlased, kellega ta kokku puutub, on niisugused natuke erijoonega kristlased. Ja sellest on rääkinud Timothy George oma raamatus Kas Jeesuse isa on islami Jumal. Ja ta on uurinud kogu seda problemaatikat ja ütleb, et sellel 6.-7. sajandil levis tegelikult niisugune kristlik vool, keda nimetatakse nestoriaanid. Ja nad lõpuks öeldigi, et see on valeõpetus, et niimoodi tegelikult piibel ei räägi ja niimoodi piibel õpetada ei tohi või piibli õpetaja ei tohiks rääkida, aga nestoriaanid jäid enda juurde. Ja nestoriaanid uskusid seda, et Jeesus ei saa olla üheaegselt Jumal ja inimene. Nad ütlesid, et see ei ole võimalik, et järelikult kuidagi kas Jumala vaim tuli sellesse Jeesusesse, aga Jeesus peab olema ikka inimene. Nad ei suutnud uskuda, et Jumal võiks sündida inimeseks. Ja teiseks nad ei suutnud uskuda, et Jumal võib ristil ära surra. See tundus täiesti absurdne. Ja nestoriaanid ütlesid, et sellist Jumalat, nagu sellist Jeesust me ei saa uskuda. Ja nüüd see Timothy George ütleb, et Mohammed tõenäoliselt puutus just selle grupiga kokku, kes ei olnud piiblit võtnud tõsiselt, kes ei olnud sellest lõpuni aru saanud, kes on Jeesus. Ja nad rääkisid Mohammedile ka, et Jeesus on küll, ta on prohvet, aga ta ei ole päris Jumala poeg ja ta ei ole päris see, nagu keda teised väidavad olevat. Ja Mohammed hakkab sellest hiljem rääkima, terve Koraan on täis seda, et Jeesust ei saa pidada Jumalaks, Jumal ei ole kunagi sünnitanud kedagi, ei sünnita mitte kunagi kedagi ja see on moslemite tegelikult põhiveendumus, et Jeesus ei saa olla Jumala poeg, mis on meie kristlaste põhiline veendumus. Ja siit tegelikult võib-olla tuleks ka võtta nagu üks selline õppetund endale kaasa, et kui me ei saa piiblist täpselt lõpuni aru ja me ei ole jõudnud Jeesuseni täpselt välja, et me võime keerata tegelikult ühe sellise salatikukku inimestele, mis aastaid ja aastakümneid ja Mohammedi puhul tegelikult veel aastasajandeid mõjutab, kuidas inimesed näevad maailma, kuidas nad näevad Jumalat ja Jeesuse tegevust. Nüüd samas ta puutus kokku juutlusega ja juudid ütlesid seda, et Jumal on üks ja on natuke sarnasust nagu sellega, mis on moslemitel ka, aga nad nägid seda, et Jeruusalemm on see koht, kus tuleb kummardada ja see ühendab kõik rahvad. Ja korraga tekib Mohammedil ka see igatsus, et aga araabia rahvad, nemad ei tunne seda Jumalat ja kohtupäev tuleb, juudid räägivad, kristlastest räägivad sellest, et ühel päeval tuleb Jumala kohtumõistmine ja meie rahval ei olegi üldse tegelikult Jumala ilmutust. Ja see paneb teda uuesti otsima Jumalat nagu rohkem ja rohkem. Selle aja peale on ta muide abiellunud selle ärinaisega, kes oli temast 15 aastat vanem, aga ta tegi hea diili ja sai tegelikult jõukaks ja on abielus nüüd selle naisega. Ja tänu sellele tal tekib nagu rohkem võimalusi, ka vaba aega ja tal on 2 poega tegelikult sünnivad, 2 nendest ka mõlemad surevad suhteliselt noorelt, aga 4 tütart, need jäävad kauemaks. Ja ta veedab aega küll perega ja oma äriasjadega, aga ta võtab üha rohkem aega, et minna eraldi kuskile mägedesse, koobastesse, mõtistleda, otsida Jumalat. Ja ta igatseb tegelikult, et see Jumal võiks ilmutada ennast araablastele. Ja ühel päeval juhtub midagi. Ta on seal koobastes, mägedes ja siis juhtub see asi, et ta kuuleb korraga Hiiramäel ühes koopas, kuuleb korraga, et üks hääl ütleb talle, loe ette. Ja Mohammed ütleb, et ma ei oska lugeda. Ja ei olegi täna teada tegelikult täpselt, et kas ta oskas siis lugeda või ei osanud lugeda. Ta oli ilmselt mingil määral õppinud oma asjad tegema, aga ta ütleb, ma ei oska lugeda. Ja siis see hääl ütleb uuesti, et loe ette. Ja siis ta ütleb uuesti, et ma ei oska lugeda. See hääl ütleb 3. korda ja siis ta tunneb, et siin kõris hakkab pitsitama miski teda. Ja ta jookseb sealt koopast välja, läheb koju ja räägib oma naisele, räägib selle onule, kes tal on ja ütleb, et mingid kurjad vaimud ründasid mind. Et džinn, teate, džinn pudelist välja räägitakse, et araabia keeles on see džinn, on sellised kurjad vaimud või mingid hääled, mis hakkavad siin kuidagi segama. Ja ta mõtleb, kas ma olen hulluks läinud või kurjade vaimude meelavalla alla sattunud, aga mingid hääled nagu ütlevad, et loe ette. Aga need hääled ei jäta teda maha. Ja ta on meeleheites ja ta küsib, et mis asi see on. Aga see ärinaine on väga tark, vaistuga ärinaine. Ütleb, et aga Mohammed, et sind on tegelikult võib-olla Jumal ära valinud meie rahva prohvetiks. Ingel Gabriel ilmus sulle.
ja ütles sulle, et nüüd sa pead hakkama rahvale ette lugema, mida Jumal ütleb. Ja onu kinnitab täpselt samamoodi, et sa oledki valitud ja kõige selle protsessi sees, kus ta kuuleb need hääli ikkagi edasi ja kus ta saab nagu kinnitust, ta veendub selles, et aga Jumal ongi teda kutsunud prohvetiks. Ja siis astub ta Mekas üles ja ta hakkab kuulutama seda, et Jumal on üks ainult ja ta kuulutab seda, et Jumal hakkab kohut mõistma üsna pea varsti, maailm saab otsa ja siis on kohtupäev käes ja kõik, kes teenivad ebajumalaid ja seda kaabakivi siin ja nii edasi, need lähevad põrgusse, siis on väga halb olla. Tulemus on tegelikult see, et ainult 2 inimest hakkavad talle järgneva ja neid hakatakse kutsuma moslemiteks, see tähendab alistunud. Need võtsid selle vastu, need alistusid selle õpetusele. Kõik teised tõusevad tagajalgad ja ütlevad, et tead, kaua minema siit Muhamed, see üldse meile ei meeldi. Ja see vastasseis läheb nagu aasta-aastalt aina hullemaks. Ühel päeval ta abikaasa sureb ja siis sureb ka see onu, kes oli väga ülikuna nagu väga tunnustatud ja kaitses Muhamedi ja kui nad on surnud, siis see vastasseis läheb nii suureks, et ta peab lihtsalt põgenema sealt Mekast. Muidugi ta elu on nagu hästi läinud selles mõttes, et sellest on kuulda saanud nagu teisteski linnades Araabia hõimud ja Medina linn, mis on mõnisada kilomeetrit eemal, nemad kutsuvad ta sinna Medinasse, ütlevad, et tule meile õpetajaks. Ja kui ta läheb sinna, siis temast saab väga suur ühiskonnaelu korraldaja, ta hakkab kõiki neid ilmutusi, mis ta saab, ta hakkab ellu rakendama. Ja vahel ta ei tea, mida teha, siis ta ütleb, et ma pean kuulama, mida Jumal räägib ja siis ta tuleb ütlema, mis Jumal ütles. Ja vahel on niimoodi, et Jumal on talle rääkinud küll, aga see on vastuolus sellega, mis ta enne rääkis. Siis küsivad, et kuidas see nüüd on, et Jumal rääkis enne ühte asja, nüüd räägib teist asja. Ja Muhamed ütleb, et aga mida Jumal hiljem ütleb, on õigem, sellepärast, et Jumal võib muuta meelt. Jumal eile oli ühes mõttes, aga täna ta teeb teise mõtte. Ja kui sa nüüd vaatad seda Koraani, ma saatsin ringi käima, et siis ongi see probleem Koraaniga, et Koraani on kõik need ilmutused kokku kogutud. Muhamed ise neid kirja ei pannud, vahel ta lasi oma kasupojal kirja panna neid ilmutusi ja pärast hiljem, kui ta suri, siis hakati neid ilmutusi kokku koguma ja neid oli väga erinevaid ja need olidki erinevad ja siis üks tema kaliifidest, tema järglastest lõpuks tegelikult ütleb, et tooge kõik kokku ja nad toovad kõik nahkribadel ja papüürustele, kus need on kirjutatud, need ilmutused, erinevad inimesed, neid pannud kokku ja kui nad on kõik vastuolus või mitte kõik, aga väga palju erinevad, siis ta sorteerib välja need, mis on nagu moodustanud täna Koraani ja ülejäänud põletatakse ära ja siis hävitatakse. Nii et tegelikult Koraan on täna sellisel kujul tänu sellele, et kaliifid teevad selle töö ära. Aga kui sa hakkad Koraani lugema, siis sa avastad, et see Koraan on mitte selle järgi pandud kokku, kuidas Muhamed sai neid ilmutusi, vaid on pannud selle järgi, et kõige pikemad on kõige ees ja kõige lühemad on kõige lõpus. Et kui sa tegelikult täna hakkad lugema Koraani, siis sa ei saa aru sellest, mis on õigem ja mis on nagu eelmine tõde. Ja üks tavaline moslem tegelikult väga õieti Koraani loegi Koraani koolis, kus õpetatakse Koraani lugema, seal õpetatakse seda kui laulu, et seda tuleb laulda ja palvetada ja tähtsam on pigem seda ette lugeda, kui sellest aru saada. Ja kui sa lähed, räägid mõne moslemiga, siis ta ei pruugi üldse teada täpselt seda, mida Koraan räägib. Ja mis on Koraanis see tõde, mida tuleb järgida ja mis on see, mis on lihtsalt traditsioon. Kui me läheme piibli juurde, siis me näeme, et piiblis tegelikult on asjad väga lihtsad ja loogilised. Jah, ka piiblis on vana tõde ja uus tõde, on vana testament ja uus testament. Aga kogu vana testament moodustab nagu ühtse terviku. Jumal ei mõtle asju ümber, vaid Jumal mõtleb ja ütleb, et ühel päeval ma saadan pääste teile. Ja see päästja on see, kelle kaudu teie saate päästitud igavese elu ja õndsuse. Ja kui sa hakkad piiblit lugema, siis sa loed tegelikult seda loogilise raamatuna ja sa saad aru, mida Jumal ootab ja mida Jumal pakub. Aga Koraanis ei ole see nii lihtne ja niimoodi võimalik seda kätte saada. Nüüd lõpuks siis Muhamed ongi saavutanud niisuguse populaarsuse mitte ainult Medina linnas, vaid kogu Araabia poolsaar, praktiliselt kõik hõimud kuulutavad ennast moslemiteks, seal oli natukene seost ka nagu mõõgaga ja vägivallaga, et kõik hõimupealikud tulid lõpuks ja ütlesid, et jah, me oleme ka moslemid. Ja siis ta marsib sisse ka Mekasse ja vallutab selle ära ja siis ühel päeval, kui ta on kõik nagu selle saavutanud, ta ütleb, et ta tahab minna veel palverännakule Mekasse. Medinas ta elas ja siis ta võtab selle teekonna ette ja käib seal Kaaba kivi juures ära. Muide, ta on väga tark mees. Ta ei võta seda kivi sealt ära.
mis oli ebajumala nagu tempel või selline kese. Ta ütleb, et kui kõik inimesed käivad seal kummarus, siis nad viivad tagasi õigeusu. Las nad tulevad siia kelle kivi juurde. Kui nad lähevad tagasi, nad viivad selle Allahi usu nii-öelda tegelikult oma paikadesse ära. Ja ta teeb ise ka selle palverännaku sinna läbi ja kui ta läheb tagasi Medinasse, siis ta jääb haigeks ja sureb aastal 632 ja niimoodi ongi nagu see Mohamedi lugu läbi. Aga see tema teekond sinna Mekkasse, kogu tema lugu on jätnud meile pärandi, millest siis moslemid lähtuvad täna. Mis siis on see, mida Koraan tegelikult õpetab? Väga lühidalt võiks nagu seda kokku võtta mõningates asjades, mis on sarnased ka piibli õpetusele. Koraan õpetab seda, et on üks jumal ainult olemas. Ja teisi jumalaid ei ole olemas, need on lihtsalt inimeste väljamõeldised ja igasugune mitme jumala kummardamine või jumala eitamine on kõige suurem patt, mida üldse inimene saaks teha. Öelda, et kui jumalat ei ole või et ma teen paljusid jumalaid. See on Koraanis väga tugev rõhuasetus. Siis usutakse seda, et inglid võivad anda ilmutusi. Ingel Gabriel andis Mohamedile ilmutusi, aga on ka teemonid olemas, on need džinnid olemas, kes tulevad ja teevad nagu ääli ja inimesed jäävad kuidagi nende mõju alla. Ka sellest räägitakse piiblis, et on kurjad vaimud ja inglid. Siis on usk sellesse, et pühakirjad võivad tõesti kajastada ilmutusi, mis on Jumal andnud. Ja seda me ka piibli järgi nagu leiame. Siis on see, et Jumal on saatnud oma prohveteid. Ja Mohamed usub ja räägib sellest, et igale rahvale tegelikult on Jumal saatnud oma prohveti. Aga paljud ei ole seda ära tundnud lihtsalt. Juutidel on oma prohvetid ja kristlastel on oma prohvet Jeesus siis, kes ei ole Jumala poeg, aga ta on Jumala prohvet ja araablastel on siis Mohamed saanud selle prohveti kutse. Ja siis on Jumal andnud seaduse ja kohtumõistmise. Ja see kohtupäev on tulemas. Ja ühel päeval tegelikult me kõik seisame, nii nagu videost ka nägite, me kõik seisame ühel päeval üksi Jumala kohtu ees. Ja seal kaalutakse läbi, mis sa oled teinud. Nüüd on 5 asja, mida nagu võiks nimetada tugisammasteks. Öeldakse, et islam toetub 5 tugisambale. Ja kui keegi tahab olla moslem, siis ta peab neid 5 asja igal juhul täitma. Ja esimene nendest tugisammastest on usutunnistus. Islami usutunnistus ütleb niimoodi. Ei ole teist Allahit peale Allahi ja Muhamed on Allahi saadik. Ehk siis ei ole teist Jumalat kui Jumal ja Muhamed on selle Jumala saadik. Kui seda usutunnistust minna ja korrata imaami islami vaimuliku ees, siis sinust saabki moslem. On tegelikult väga lihtne moslemiks saada. Lähed ja ütled seda korduvalt imaamile ja tema on tunnistaja sellest, et sa oled tunnistanud seda ja sinust saabki moslem. Nüüd, probleem on natuke selles, et moslemist mitte moslemiks saada enam ei ole võimalik. Et kui sa oled kord moslemiks saanud, siis mitte moslemiks enam tagasi ei saa. Ja sellepärast ongi mohamedlastel on ka väga raske see teema, et kui mõni moslem pöördub Kristuse poole, et ta tegelikult nagu reedab midagi, mida ei saa reeta, sellepärast, et sa oled öelnud, et Allah on ainus ja Mohamed on tema prohvet. Aga panite tähele, mida me lugesime piiblis, mida Jeesuse kohta öeldakse, et kui me tunnistame, et Jeesus on issand ja usume, et ta on surnud ja üles tõusnud meie ees, siis meid päästetakse. Küsimus ei ole mitte kristlaseks saamises, vaid küsimus on selles, et me võime saada päästetud Jumala ees, et me oleme kõigeks mõistetud. Aga moslemi usutunnistus ei anna talle tegelikult veel päästet. See on esimene samm, mida sa pead pidama, et sa oled saanud moslemiks. Järgmine, teine nagu see sammas, millele toetub moslemi usk, on 5 korda päevas palvetamine. Kõik moslemid peavad palvetama vähemalt 5 korda päevas. Ja need on ka kindlaks määratud ajad. Päikese tõusul, keskpäeval, pärast lõunal, loojangul ja 1 tund pärast loojangut. Kuna kalender ja kellaajad on tegelikult päikese ja kuu järgi, et siis ei ole alati teada, nagu millal päike tõuseb. Aga see on tegelikult üsna lihtne teada saada. Kui sa võtad juuksekarva ja tõmbad sirgu ja vaatad, kui sa näed juba juuksekarva hommikul, siis on päike tõusnud. Aga kui sa juuksekarva veel ei näe, siis päike ei ole veel tõusnud. Nii et sellest hetkest, kui juuksekarva näed, tuleks hakata palvetama. Ja 5 korda päevas siis tuleb seda palvet teha. Nüüd on mõningad erandid ja näiteks imetajad, emad ja rändurid, kes ei saa
tingimata seda palvet pidada, et nad võivad jääda nagu ka sellest kõrvale, aga suures plaanis sul tuleb seda teha. Isegi rännakul, ma olen näinud lennuväljal seda, kuidas inimesed lähevad mööda teed, kohvrid käes ja siis ühel hetkel paneb kohvrid maha, võtab kohvrist vaiba, paneb selle maha, hakkab palvetama. Ja see palvetamine on tegelikult kindlate liigutustega seoses, 57 korda tuleb laubaga puudutada päeva jooksul maad, et kummarduda selle Allahi ette. Ja väga niisugused selged ettekirjutused palve kohta. Ja panite tähele, see noor naisterahvas siin tunnistuses videos rääkis ka sellest, et isegi kui ma ei saa see õigel hetkel teha, ma igal juhul teen oma 5 korda ära. Et see on hästi tähtis, et see saaks tehtud. 3. sammas on almus andmine. Ja see on 2,5% kogu varandusest aastas. Kui su varandus kasvab, siis peab kasvama ka sinu annetus. 2,5% kogu varandusest aastas. Ja seda annetust tehakse tegelikult heategevuslikul eesmärgil nende heaks, kellel on puudus käes. On lesed ja on vaeslapsed ja need inimesed, kes on vaesunud, et kogukond, islami kogukond hoolib tegelikult üksteisest väga palju. Et nad võtavad selle inimese, kellel on raske, võtavad oma hooldusele. Sinu annetus aitab seda tegelikult siis, et inimesed saavad aidatud. Aga seda kasutatakse ka mošeede ehitamiseks ja islami kuulutuse levikuks mujal maailmas, nii et väga paljud naftašeigid ja kõik, kes annetavad 2,5%, no see on mätsik raha tegelikult. Et see võimaldab ka moslemi usku kuulutada näiteks Euroopas. 4. sammas on paast. Ja see tähendab, et 9. kuul, Ramadani kuul aastas, mis kõigub tegelikult või liigub, ütleme aasta jooksul, sellepärast, et seal on kuukalender. See ei ole kogu niimoodi nagu meil, et näiteks märts on alati märts, eks ole, et seal on see Ramadani kuu liigub mööda aastat ringi. Aga kui on 9. kuu käes, siis sellel kuul peab kuu aega jutti mitte midagi sööma, mitte midagi jooma, ei tohi seksida, ei tohi lõbutseda, mitte midagi kuu aega jutti. Ja mõtlen, et see ei ole võimalik. See on võimalik tänu sellele, et see paast kehtib päikese tõusust päikese loojakuni. Öösel võib juua, öösel võib süüa, öösel võib kõike muud. Aga teate, ega see lihtne ka ei ole. Me olime just suvel Tuneesias oma perega ja seal oli, see on moslemi maa ja giid tegi meile väikest ekskursiooni, oli just täpselt Ramadani aeg. Ja ma küsisin selle giidi käest, et kuidas on seda nagu pidada. Noor meesterahvas tegelikult ütles, et selleks, et seda kuu ajast paastu läbi teha, peab väga hästi trennitud olema. Kui sa kujutad ette, et terve päev palavas, nii nagu Aafrikas, et sa ei tohi tilkagi vett juua, nii kaua kui päike on üleval, et tegelikult on see päris raske. Aga ta ütles, et seda pidada on siiski suur rõõm ja kui see paastuaeg läbi saab, siis me teeme suure peo ja siis me sööme nii palju, kui jaksime ja et see on niisugune nagu ülesanne. Aga seal on üks moraalne iva ka veel selle paastu juures. Öeldakse niimoodi, et Quraan ütleb ka, et ainult ise nälga näinud inimene teab, mis on nälg. Ainult ise nälga näinud inimene teab, mis on nälg. Ja see võimaldab inimestel nagu sisse elada seda ka, et ma tahan almust anda. Sellepärast, et kui ma seda ei anna, siis ma tean, mida see tähendab. Ja viimane 5. ülesanne ongi, see viimane 5. sammas on siis see palverännak, mille ka tegi Muhamed Mekkasse, et üks kord elus peaks iga moslem ära käima Mekkas, Saudi Araabias täna. Ja kui sa oled moslem, siis sa pead vähemalt sellest unistama. Et kui sa ei unista, siis on väga ohtlik. Aga kui sa vähemalt unistad, et siis tuleb tegelikult, see võib ka teostuda. See on väga kallis teekond, selleks peab olema veel eraldi riided ja rituaalid, kõik, mis sellega seonduvad ja tavaliselt ainult mehed teevad selle läbi. Naised ei käi tavaliselt seda teekonda. Naistel on lastega seotud ja nii edasi asju, aga ta peab vähemalt unistama, palvetama, toetama palves neid inimesi, kes lähevad sellele rännakule kaasa. Nüüd on üks veel niisugune sammas, mida šiidid vähemalt nagu nimetavad, et on veel 6. sammas. Ja see on niinimetatud džihaad ehk püha sõda. Ja see džihaad ehk püha sõda on Koraanis ära toodud väljendusena sellest, et kui keegi on aavanud Allahi au või solvanud Muhamedi prohvetina, et siis islami vaimulik, näiteks imaam, võib kuulutada välja džihaadi, püha sõja selle isiku või selle isikute grupi või riigi või millegi vastu. Ja see džihaad ei lõppe ära enne, kui see isik või see grupp on tapetud maha või on ära surnud see, kes kuulutas selle välja. Aga kui keegi, kes on ära surnud ja kuulutas selle välja,
keegi võtab selle üle, ütleb, mina jätkan seda džihaadi, siis tuleb seda täita edasi. Ja niimoodi te olete võib-olla kuulnud või lugenud ka mõningatest kirjanikest siin, Salman Rushdie näiteks, kes sattus džihaadi alla, kuna ta kirjutas raamatu saatanlikest värssidest Koraanis ja nii edasi, et see on väga niisugune keeruline teema. Aga nüüd, miks inimesed, nii palju veel, et on kaks niisugust suurt traditsiooni moslemite hulgas, on šiidid ja sunniidid. Šiidid on 90% moslemitest ja nad on suhteliselt traditsiooniliselt oma vaatelt, et Koraan, mis ütleb, seda tulebki järgida. Aga šiidid ütlevad, et Jumal võib anda veel erilisi ilmutusi, näiteks džihaadi kohta ka või kaksiktornide hävitamiseks 2001 New Yorgis. Et Jumal annab selliseid ilmutusi, seda tuleb ellu viia. Ja need, kes tegelevad natukene moslemitega täpsemalt ja püüavad ka neid aidata, nad ütlevad, et sageli inimesed, kes lähevad selle püha sõja kuulutuse kaasa ja võtavad ette terroriakte ja nii edasi, nad on oma südames otsinud tegelikult teed Jumalani, aga nad ei ole leidnud päästet Jeesuses. Ja nende süda vaevab, et nad on teinud pattu, nad saavad aru, et kui kohtupäev tuleb, siis mul tuleb tegelikult põrgusse minna sellest, et ma olen eksinud. Ja kuidas ma saan tegelikult lunastatud? Kui ma täidan kõik need asjad ära, teen palved ära ja pean almust andma ja paastun ja kõik nii edasi, siis Allah võib ikkagi meelt muuta. Kui ma lähen kohtupäeval tema ette, Allah ütleb, et aga ta ei meeldi mulle, sa lähed põrgu. Ja nii ongi. Muhamed ise ei olnud ka kindel, et ta taevasse saab. Sest, et Allah võib meelt muuta. Ja nii ongi. Ja nüüd need inimesed, kes on nagu väga nõrga või sellise tundliku südametunnistusega, nad ütlevad, et siis need terrorivõrgustiku rühmitused, nad tõmbavad need inimesed enda ringi ja ütlevad, et Koraan ütleb, et on üks tee kindlalt paradiisi. Ja see on see, kui sa oled pühas sõjas langenud, siis on kohe otse tee paradiisi. Paradiisis on palju toredaid naisi, kenad neiud ootamas, palju head toitu, veini, kõike head meelelist. Ja teate, nii kurb, kui see ka ei ole, väga paljud noored mehed ja ka noored naised, kes lähevad sellise terrori asja peale, nad tegelikult lähevad sinna ainult sellepärast, et saada päästetud. Et saada kindlalt selle veendumuse juurde, et ma saan taevasse. Ja neid kasutatakse ära väga kurjalt ja väga valusalt. Aga kui me tuleme nüüd tagasi selle juurde, mida Piibel ütleb. Piibel ütleb, et sa saad päästetud, kui sa tunnistad, et Jeesus on issand. Ja see ongi kõik. Mitte midagi ei ole vaja rohkem teha, sest me ei päästa ennast ise, vaid Jeesus on meie eest juba surnud üles tõusnud, aga moslemid ei tunne sellist Jeesust. Seda Jeesust ei ole olemas, kes on Jumala pojana tulnud ja surnud ja üles tõusnud nende jaoks. Nad ei ole mitte kunagi kuulnud võib-olla sellest isegi. Ja nad otsivad teed tegelikult Jumalani. Nad täidavad kõik need kombed ja korrald ära ja ometi nad ei ole kindlad, et mul võiks olla pääste. Koraanis on ainult üks koht, kus on nimetatud päästmist. Ja see on ka rahvuslik niisugune nagu, et rahvast päästetakse, mitte et keegi isiklikult saaks päästetud. Ja on mõned, kes on nagu võtnud niisuguse Jumala otsingu ette ja öelnud, et me ei ole rahul sellega ja neid nimetatakse müstikuteks. On fakiirid ja on dervišid ja sufid ja niisugused, kes võtavad nagu aega ja pühenduvad täiesti, mõned on täiesti vaesunud ja mõned on elanud eremiitliku elu või punga elu ja teised võtnud teatud nagu sellise askeetliku elulaadi, et äkki ma kohtan siis elavalt seda Jumalat. Aga see Jumal on väga kõrge ja kauge ja see Jumal ei puutu nendesse. Ja nad jäävad otsima selles labürindis nagu seda, et kus on Jumal. Jumala kohta on Koraanis öeldud väga palju isikuomadusi. Aga see sama moslemi spetsialist, kes käis sügisel siin, ütles, et lõpuks Allah jääb moslemi jaoks ikkagi umbisikuliseks. Sest mis on isiku tunnus, on see, et ta loob suhte. Isik on see, kes loob nagu mõtestatud ja seose nagu inimestega. Aga see Allah ei loo sellist suhet. Ta on kõrge ja kauge ja ta ei päästa. Aga teate, meie tunneme sellist Jumalat, kes päästab. Jeesus Kristus on see päästja. Ja kui me tuleme nende Piibli teksti juurde tagasi, siis vaatame korra veel, mida see Piibel ütleb. Et ütlebki meile Rooma kirjas seda, et Jeesus Kristus
on surnud ja üles tõusnud. Kui sa oma suuga tunnistad Jeesus on issand, oma südames usud, siis sind päästetakse. Ja see pääst on nii kaugel, et ma ütlen, et lihtsalt Jeesus, päästa mind, ma tunnistan sind, ma usun sind, ma võtan vastu. Ja millist Jumalat tegelikult piibel ütleb? Seesama piibli tekst, mis ütles, et Jumal on armastanud niimoodi inimkonda ja kogu seda maailma, et oma ainusünd poja on andnud, kes usub temasse, ei pea hukkuma, vaid tal on pääse. Tal on igavene elu. Jeesus ütleb, et minu kaudu läheb see tee sinna. Mul on üks sõber, kes elab Kosovos ja ta oli oma linnas esimene moslem, kes pöördus Kristusesse. Tartu suurune linn, natuke suurem isegi ja mitte kunagi, mitte keegi seal Kosovos ei olnud selles linnas kristlaseks saanud. No tal ei olnud tööd ja ta otsis tööd ja siis ta leidis ühe kristliku missionäri ja läks koputas tema uksel lihtsalt ja ütles, et kas sul on mingit lihtsalt tööd, kasti tassida või mida iganes, et mul on vaja tegelikult lihtsalt tööraha, et elatada ennast ära. Ja see missionär nägi, et ta puuduses ja ütles, et tule, ma leian sulle mingisugust tööd teha ja ma võtan su enda juurde. Noor mees. Ja siis ta ütles, et ta aasta aega töötas selle missionäri juures ja ta nägi, et sellel mehel on midagi, mida temal ei ole. Et sellel mehel on elav suhe Kristuses Jumalaga, mida temal ei ole, lihtsalt ei ole seda. Ja ta ütles, et ta nägi, et selle mehe sõnad, tema teod, tema süda, need kõik moodusid ühe tervikus sellise nagu Jeesus. See Jeesus, kellest ta rääkis, see elas nagu selle mehe kaudu. Ja siis ühel päeval ta ütles, et ta läks selle missionäri juurde, ütles, et ma tahan ka saada ristitud. Ma tahan saada ka kristlaseks, sellepärast, et ma näen, et sinu elus toimib see, mida ma olen kogu aeg otsinud. Ja see mees ehmatas ära, ütles, et sa oled moslem ja kuidas sa teed selle sammu, et sa minna tead, hakkad siin taga kiusama. Ja ütles, et ma olen veendunud, see on see, mida ma olen kogu aeg otsinud, ma tahan saada kristlaseks. Ja täna ta on esimene kristlane selles oma linnas ja nüüd on ta rajanud juba koguduse, seal on terve hulk inimesi, kes on tema kaudu tulnud ja selles Kosovo linnas tegelikult Kristuse kogudus kasvab. Ma käisin nädala sees Peterburis ja veetsin terve neljapäevase päeva Ermitaažis, see on suur muuseum, seal võiks teil mitu päeva ka veeta, aga mul läks üks päev oli aega. Ja siis ma läksin ühe maali juurde, mis mul on üks lemmikuid ja ma näitaks seda pilti korra teile veel. Ma olen kunagi sellest rääkinud ja ma pikalt sellest ei räägi, aga ma korraga seisin selle maali ja siis ma mõtlesin, et see võtab kokku selle, mis erinevus on tegelikult kristlastel ja moslemitel. See on lugu kadunud pojast. Jeesus rääkis selle juutidele. Ja ta rääkis seda selliselt siis, et üks poeg, kes ütleb isale, et mul ei ole sind enam vaja, anna mulle pärand kätte, ma lähen ja raiskan selle ära ja teen, mis ma tahan. Ja ta solvab tegelikult oma isa, ta ütleb sisuliselt, et isa mängime, et sa oled surnud. Ja isa annab talle ja ta läheb. Ja siis ta raiskab kõik ära. Ta on täiesti nagu läbi kukkunud mees, nii moraalses mõttes, vaimulikus mõttes pattu teinud ja siis ta korraga näljas olles ta mõtleb, et ma lähen oma isa juurde tagasi. Ja ta läheb tagasi sinna isa juurde ja isa näeb teda kaugelt ja jookseb talle vastu. Ja kui isa jõuab temani, Rembrandt on selle maalinud, eks ole, et siis isa paneb oma käed üle, piiblis on öeldud, et ta kallistas teda, selles korduvas teguviisis, et ta kallistas teda ja kallistas teda ja kallistas teda. Jäigi kallistama oma poega. Ja siis ütleb talle, et mu poeg, sa oled kadunud, sa oled leitud, sa oled tagasi meie peres. Ta paneb oma isa käed tema peale ja võtab ta oma koju tagasi. Ja see on Jeesuse pilt Jumalast. Jumal ootab inimest niimoodi. Ükskõik, mis sa oled teinud valesti. Jumal ütleb, tule nii, nagu sa oled. Ja sa oled oodatud meie perekonda. Ja siis ma seisan selle maali ees ja mõtlen tänase päeva peale, selle teema peale, siis mõtlen, et aga huvitav, kuidas moslemid seda jutustaksid. Ja siis ma mõtlen, et moslemi pilt Jumalast on pilt kohtumõistjast, kõrgest ja kaugest ja sellest, kes on umbisikuline, kes ei loo nagu sellist suhet. Ja üks inimene, kes on eksinud selle moslemi Jumala ees, Allahi ees, otsustab, et ma tulen tagasi, ma parandan meelt. Siis ta jõuab sinna ja ta ütleb, ma olen kõik valesti teinud. Ja see Allah ütleb, et okei, oledki kõik valesti teinud, lõpetame su elu. Või ta võib öelda seda, et olgu, sa oled mu ori. Sest moslem tähendab orja, keegi, kes on alistatud.
keegi järgib oma isandat kui ori. Ja see on parim, mida moslem võib oodata Allahilt. Et see Allah annab talle lõpuks armu lihtsalt oma alastusest, ei muuda meelt enam tema suhtes, aga kohtleb teda kui oma orja. Kumba sa tahaksid? Kumb Jumal on see, keda tegelikult me usume ja ootame ja loodame? Jeesus ütleb, et Jumal on selline, kes armastab. Jumal on sellepärast saatnud oma poja Jeesuse. Et ükskõik, mis sa oled teinud, ükskõik, milline inimene sa oled, sa võid tulla tema juurde. Ja ta paneb oma käed su peale, ütleb, et mu poeg, mu tütar, sa oled koju jõudnud. Ma armastan sind igavesti, ma tahan kinuga koos elada alati. Ma tänan Jumalat, et ma tunnen sellist Jeesust. Ja ma soovin, et me kõik tunneksime teda. Amen. armus Jumal, ma tõesti tänasid selle eest, et sina saatsid enda poja Jeesuse, Jumal, sellepärast, et meil võiks olla isiklik suhe sinu, Jumal, isiklik suhe ja püha Jumala ja tõesti tänasid selle eest, et Jumal, ta on tulnud selleks vahelüliks Jumal inimeste ja sinu vahel, Jumal, lihtsalt tõesti aidates meil mõista, Jumal, kes sa oled, Jumal, mida sa tahad meie elu jaoks, Jumal,
lihtsalt millise plaan sul on meie elu jaoks, Jumal, ja kuidas Jumal pole juhuseid, Jumal, vaid on lihtsalt see, Jumal, et sina juhid tõesti seda, Jumal, mis siin maailmas toimub ja tõesti palvet, et me võiksime enda elu usaldada sinu kätte, Jumal, kui keegi on täna siin, kes tahab Jumal teha seda esimest korda, siis tõesti palun, et ta võiks leida, Jumal, kellega lihtsalt paletada, Jumal, tõesti anda enda elu sinu kätte, Jumal, sest tõesti, Jumal, olles usaldanud enda elu sinu, Jumal, ma näen, Jumal, lihtsalt kui palju parem, Jumal, kui palju lihtsam on endal niimoodi elada. Tõesti, tänan selle eest, Jumal, et sa oled täna siin, Jumal, sa oled meid täna kõnetanud, Jumal, lihtsalt palun, et me just võtaksime siit midagi kaasa, Jumal, elust teadmiseks. Amen. Lõpetame selle teenistuse, aga sul on võimalus lihtsalt rääkida juttu üksteisega ja kui sa vajad palvet, siis meiega on aega sinu jaoks ja minul on aega ja teistel on aega sinu jaoks ja lihtsalt võid tunda ennast siin, nagu tunneks ennast kodus.